Lussan, tema järel Ignatsenkov ja esimesel lõpetab Juri Kovaljov. Temal on siis järgmistest pisut lahti saanud, aga midagi otsustavad selles ilmselt veel ei ole. On Dmitri Aristov, Ülari Kais ja Martin Ledar. Nemad siis seal kolmekesi, pärast tuleb veel üks kolmik ja siis tuleb üks paar ja siis tuleb veel üks paar ja siis tuleb üks paar kui inimene veel näeb, aga jõuda siis pakkuda esimese kolmikuse viisiku järele ja kindlasti selle medali koguja siis väljas. Ringi järel Mart Laameri vedamisel linnaks ja Raul Viisnik võivad tema selja taha. Ja siis Mart Endel, Jana Juhko ja Juri Kovaljov. Ka 19 ringi on ju joosta, kui nii läheb, siis peab olema mees küll juhtnud väldis, võitleb jooksu tegema ja hakkab ainult vaeva saama. Aga ei, Kaugriistik ei jäta jondi, võtab vahe kinni ja seisavad seal kaks või jõuavad, siis jooksevad kaks nokavõtsusega mees, Kaugriistik ja
härra Jussar ikka seal teisel kolmandal kohal ja tahti õppida jõuda see kohe nüüd on endise poole tuleb. Jõuda jääksid esimesest neljast maha ja mulle tundub, et see teine kolmik on esineeritud vahet suuremaks lasknud, kui kaua siis Jurimola jooksev läheb õigune üksinda joosta saab ja eks paistab. Liigitel hakkavad hinnatakse keerulisemaks minema, hakkavad juba jalgu jääma ja siis mehed, et kergeliigikus seda reeglit ei ole, aga hakkab põhjatele kiirem liikuvatele seda teed anda, aga eriti kuulgi tuleb seda viidaka soovimist teha. Suutide salami ja midagi naaskedagi ka ei vaatse, aga igaks juhuks siis ütlen, et jah, nendel, kellel kiirem on, nendel võiks ka siis tee vahast teha. Audalustame Eesti Kergejõustiku president Erik Tegani. Naiste 10 000 triloks, kolmas kohtel pronksmärra, läheme 35 minutit 35,87 sekundit. Tartu Ülikooli Akadeemilises Spodigumi esindaja Liina Jõi. Teine koht ja Nõmmega ajaga 35 minutit 21,92 sekundit. Nõmme Kergejõustiku esindaja Laura Maasik. Laura Maasik saab kättega Eesti rekordmeene 2000 meetrit takistuse jooksul Eesti rekordi püstitamise eest. Võidmedali Eesti meistritiit ajaga 34 minutit 28,02 sekundit. Tartu Ülikooli Akadeemilises Spodigumi esindaja Ekaterina Patjuk. Eesti meistri treener Harri Lemberg.
ajal, kes tundub, et mängis hästi nagu Petteri Särk, aga tegelikult ei midagi. Esimene tähelepanu punane Antsu Korgants seal Mark Aaberi juhtimisel, punast läbi küll keegi ei ole. Mark Aaber, Kaur Kiistik, Kare Mussar ja Leonida Tselko. Neljakesi koos ja vahepeal seal aeg ennast külge ja vahele siis neliga sisse saali. Siis tuleb puhkes üksinduses Jaapeale Käiti, kes on liiki aeglasemalt jooksnud. Üldiselt siis 4-5 kohal jookseb Jürgen Jokk. Aga Martin Tamm, kes oli seal tagapool jooksmas, jättis jooksul poole, selle uudises näime ka praegu. Ja mis on siis saanud sellest kolmikust, kes oli esiviisiku ja esineliku ja juuri poole joogijärel, see on meil nüüd küll väiki läinud, kus need jõgid on. Ja hakkama nüüd lõpuvahelike käest küsida, et ta ei ole ette ajama. Selge on see, et esimesed jooksevad endiselt koos ja Mark Aaber ei ole hetkesti kellegi veel liigijookja loovutanud. Loodetavasti see ei ole valus lõpeb, kui ei maksa. Poole lingi pärast saab 5 kilomeetrit täis. Ja tuleb siis meie eest mööda Martin Tamm, kes on praegu siis 5. kohal, Jüri Kovaljoovi järel. Dmitri Aariston tähendab jah, kes on 5. kohal järel Martin Tammi, kes jooksu pooleli. 5. kohal tänast eestpool mõned mees on siis Jüri Kovaljoovi, eespool on üsna nüüd ülaadil. Aga ärge siis rohkem ennustame ja riigilõugajate rõhutab oma töötena üles, et kõik täpselt tuuri saaks. Aga esineid on endiselt koos ja mööda on võistlusest ja rääkinud liikuvatest meelest. Kümne ringi jääme josta Mark Aaber, Kaur Kiistik.
3. Kare Mussari oma käija. Sellepärast, et siis kasutategi ära. Vähemasti see, kes kuulast üles sinna ja ma olen aina. Kare Mussariga ja Tänaskimaa ja Mart Aameriga.
Virtual on vedere toivotaan, että katsostusta juoksemaan kiinni distansseen, että siinä pitää pyytää pistää, jolla siellä tuli istumaan ja kiinnitettä edelleen. Ja Eesti 10 000 metriä reistriviittistä praegu. Ja jos me sen nyt kiinni ollakseen, oli vaikka luoda kuitenkin se yllätys. Sitä kautta enemmän kiinnosti liikkeen. On myötä varkaamista ja toisaalta siis pitävä pienemmys. Ja se on kiisti. Kova rohkia ja saa käyttää ja tulee pari russaa vielä tätä. Se on se kolmantas, joka oli konkurenssi. Nyt Jopela ihmiset viikolla liitettä, että on teidän vuoden ikämitään kohta saattaa aika bronsmedalista. Tämä Nikialista on kyllä. Välis konkreettiset killit. Tällainen sekana, että omalla voimaamisella ilmasta liikkeelle heitistä nohteen tuottamaan peikkoissa meidän rahalle. Ei siinä ollut tullut nimet, että takaksi joutuvat lähtee divoksi. Samus ja hinna on 1240. Realisto on väliin ennakkoon juoksista kaikkia. Eli siis soitti Mark-Aapneri Pyhävästen ja Juri Kovadovi Mark-Aapneri kiskaa. Päin Ruskanina on nyt Proximolle.
kohe kui tuleb. Aga öeldakse, et ei midagi, tempo kas tõuseb, aga mõlemad koos. Laugiistikot tänu küll praegu kõrvale ja Kassis ja Hiid. Kõik, kes selle tegevähe uues ja nüüd läheb. Ja on enda lood esimene pool võidi on tegelikult 3 seal, aga teistel on hästi hea. Nii, ja Ringis tuleb Eesti toksimees Dmitri Aaristo. Gustav, Lasis algul algul selles 5. või 4. rongis jooksnud mees. Ja nüüd siis tuleb Marga suure tööni ja suure maad ennast keskmees ja tuleb Juri Kovaljov. Lõpetab temagi. Tema oli siis see mees, kes 5. Jüri oli selles 5. kundis, kui alguses minema hakati, jäi esimesena maha, aga õnnistis nüüd. Marti Medal ka finišeerib just nii. Ja järgmine lõpetaja on nüüd siis ikka alguses, see on Ülari Kais. Ja nüüd tuleb siis number 11 finiši poole, see on Aleksandr Rõšov ja kas ta pääseb üle või saab kätte talle Tavi Vilki ja sai mööda.
et siis päris tühjad staadionil asi ei toimuks.